Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Algab see meil siin müntide 8-ga. Müntide 8 on pühendunud töö tegemise kaart. Te teete oma tööd suure pühendumusega. Te teete oma tööd, sest te armastate seda tööd. Teile meeldib seda teha. Te tahate nagu seda lihvida täiesti nii, et ongi täiuslik. Ja see ongi see pühendumine tööle. Muidugi sellega ei tasu ka üle pingutada. Et teene ka üle tunde, sest ma ei taha koju minna, seal ei ole nii tore, kui siin töö juures on. Aga vahest on ka nii. Ühesõnaga, te teete seda, mis teile meeldib, teete seda pühendunult ja jätkakegi samas vaimus, sest teile meeldib teie töö. Edasi tuleb teil siin karikate rüütel. Karikate rüütli kaart on täis hoolivust ja armastust. Ta on karikate rüütel on selline inimene, kes ta on nagu hooldaja, hooldekodus. Ta teeb oma tööd armastusega, hoolitseb inimeste eest. Ja siis, kui talt nüüd see ära võtta, et öeldakse, et teie teeneid me rohkem ei vaja, siis tema kaotab oma elu lusti või tema jaoks kukub maailm kokku, kui tema ei saa kellegi eest hoolitseda. See võib olla ka loomaaias keegi või üldse loomade eest hoolitseja. Karikate rüütel on selline inimene, kes vajab nagu õhku seda, et ta oleks kellelegi vajalik. Tema ei saa olla nii, et tema teeneid ei vajata. Ta on lahke, ta tuleb appi, ta on olemas kogu aeg. Kui temal on see vajadus olla ja aidata, kui teil on selline tuttav, siis oleks ju väga tore, kui te nagu teda ei unustaks, vaid laseksite siis ennast aeg-ajalt vähemalt aidata. Et see on tema nagu elu, see on tema see, ta tunneb seda suurt vajadust olla vajalik. Meil on ümberringi palju selliseid inimesi, eriti vanemate inimeste seas, kes seal samas hooldekodus või ka omas kodus, lapsed kaugel, lapselapsed kas väiksed või ka kaugel koos vanematega. Ja ongi selline tunne, et mind ei ole enam kellelegi vaja. Keegi ei küsi minu käest nõu, kas ma olen või mind ei ole. Keegi ei helista, keegi ei küsi mitte midagi, kõigil on kiire. Eriti kurb on see hooldekodus, kui vanakesed on seal, vaatavad aknast välja, kui seal on veel üldse midagi vaadata, sõltub ju sellest, mis asukohast ta on. Ja ei tule lapsed, ei tule lapselapsed, kõik on kaugel, aga sa oled oma elu ära elanud, sa oled töö teinud, sa oled lapsed saanud. Ja nüüd järsku sind ei ole enam kellelegi vaja. Et see on väga kurb tunne. Ja niisugune kurb tunne on ka sellel karikate rüütlil, kui teda mitte keegi enam ei vaja. Edasi tuleb teil siit tornikaart. Tornikaart on minu jaoks kõige halvem kaart tarokaardipakis. Sellepärast, et temaga koos tuleb halb üllatus ja ta tuleb niimoodi, et ei oska seda mitte kusagilt oodata. See tuleb nagu välk selgest taevast. Lihtsalt lööbki larts sinna torni ehk teie ellu sisse. Ja teeb midagi sellist, nagu ta on ebameeldiv üllatus, ma ütlen selle peale, ebameeldiv üllatus. See võib olla tühjast kohast tekkinud tüli ja mitte tavaline tüli, vaid ikka selline tolm keeb. Ei, ma ei usu, et rusikad käiku lähevad, aga sõnasõda on kindlasti. See võib olla ükskõik mis. Mis tegi tornikaart minu elus, seda saate, te peate kõvasti scrollima. Aga selline video tornikaart minu elus on siin kanalil täiesti olemas. Otsige ülesse, kuulake. Aga selle tornikaardiga on niimoodi. Ta ei lõhu tegelikult ära mitte midagi teie elus. Ta tuleb ja ehmatab. Aga kui see torni langemise tolm langeb nagu maha ja hakkate nagu sealt juba midagi nägema, et siis tegelikult asjad saavad klaariks. See on ta lööb nagu õhu puhtaks. See on nii nagu äikesega ongi, et äike käib üle, müristab ja lööb välku ja sajab vihma ja kui see üle läheb, õhk on puhas. Minu meelest on peale äikest õhk tõesti nagu kohe teine.
ta on jahedam, ta on kargem, no ongi puhas, ta puhastab õhku. Nii on ka selle tornikaardiga, et teda ei pea kartma, ta on ebameeldiv, ta on väga ebameeldiv, aga teda ei pea kartma, ta ei lõhu elus mitte midagi ära. Vaid lihtsalt, kuidas ma ütlen, ta seab asjad kuidagi ringi. See peaks nagu meile kuidagi kasuks tulema, midagi meile õpetama. No ma ei oska öelda, ma ei tea, see, mis minul elus juhtus tornikaardiga, ma pole veel täpselt aru saanud, mida ta mulle õpetas. Aga võib-olla tuleb natuke hiljem see teadmine. Et see tornikaart, jah, teda ei pea kartma, aga üllatusteks võiksite olla valmis. Muidugi, te ei saa seda teada, mis see on, mina ka ei tea, mis see on. Ja ega see kõikidele ka ei juhtu. Mina nägin ise nagu, et oligi tähtkujul oli tornikaart, ühel tähtkujul oli tornikaart, vot teisele see ei mõjunud mitte kuidagi. Et 2 inimest täpselt samast tähtkujust, täpselt samal nädalal sain neid päris lähedalt jälgida mõlemat. Ühel oli tornikaart ja tohutu tüli, teisel ei olnud mitte midagi. Kõndis rahulikult läbi selle nädala, nii et ei saanud arugi, et mingi tornikaart kuskil mängus on. Nii, edasi tuleb teil mõõkade 9. See võib olla ka natuke selle tornikaardiga seotud, see mõõkade 9, kuna nad on siin kõrvuti. Mõõkade 9 on unetu öö. See on mure, see on mõtlemine. See ei ole nagu, ma ei oska öelda, see võib olla ka ärevus, et nagu tuleviku ees võib olla või mis iganes situatsioon see teie elus on, aga see mõõkade 9 tähendab unetut tööd, ülemõtlemist, ärevuse tundmist, ühesõnaga selline. Jah, et ei saa magada, miski vaevab. Siuke kaart on mõõkade 9. Edasi tuleb teil siin juba natuke lõbusamad kaardid. Selle karikate rüütli alla, kes tahab teisi aidata, tuli karikate baas. Karikate baas on vahva. Ta võib tuua teile mingisuguse meeldiva uudise. No peale seda tornikaarti on see igal juhul väga tore, kui keegi toob meeldiva uudise. Ta on nagu selline lõbus ja täis armastust. Ta võib ka teile tuua mingi sellise, ma ei tea, kui te ootate kallimalt mingit uudist, võib-olla siis ta toob teile uudise. Igal juhul on ta seotud tunnetega ja meeldivate tunnetega ja ta toob rõõmu. Ta toob rõõmu ja see kõrval olev karikate kuningas samamoodi. Vaat karikate kuningas on, kui tema näiteks on oma ettevõtte juht ja tal on mõned alluvad, siis ta on väga tark, ta on väga pühendunud ja tal on emotsioonid paigas. Tal on kõik paigas nagu selles mõttes, et ta ei lase tunnetel ennast üldse segada. Ta hoiab oma emotsioonid vaos. Aga kui tema mõne ettevõtte juht, siis tema keskendub ettevõtte edule. Nagu ta ei lahterda üksipulgi maha neid inimesi, et vot see ja see ja see ja ei käi võib-olla ka kättpidi kõiki tervitamas ja ütleme niimoodi. Aga ta ei ole ka selline juht, kes käib selja taga, näiteks mõnes vabrikus ja ütleb, et nii, see on siin tegemata, see on valesti, siin on üldse must. Miks te siin ei korista, kõik asjad on kogu aeg halvasti, ühesõnaga, teil on see töö tegemata jäänud. See on teil üldse valesti tehtud. Miks te siin jäite hiljaks 5 minutit? Ma nägin küll hommikul aknas, millal te alles kohale jõudsite. Inimene võib-olla on selles ettevõttes töötanud seal 5 või 10 aastat ja ta ei ole selle aja jooksul mitte ühtegi kuulnud seda, et midagi oleks hästi. Kogu aeg on kõik halvasti. Ja see on päris õudne, kui sa nagu lähed tööle ja tead, et sulle ühtegi head sõna ei öelda, ainult kolleegid, need kiruvad tegelikult neid halbu ülemusi. Karikate kuningas ei ole selline, tema emotsioonid on vaos, tema ei tule seda ütlema. Aga ma tean väga palju selliseid töökohti, kus ongi nii negatiivne energia, et tagurpidi uksest välja läheks ma sealt. Inimesed töötavad kühmus ja kössis ja ootavad, millal see tööpäev läbi saab. Ma ei tea, kas neil ei ole kusagile minna, meeldib see töö neile nii väga, aga kindlasti ei saa seal olla see ülemus kõigi lemmik. Ei tea, vaat nii on selle karikate kuningaga, tema selline ei ole.
Ta võib-olla tõesti teile seal, Tere kindlasti ütleb, aga võib-olla ei tule küsima, et kuidas teil täna läheb ja kuidas teie lapsed elavad ja kuidas teie lapselapsed elavad. Seda ta tõenäoliselt ei tee, aga vähemalt ta ei tule teile targutama seda, kui halvasti kõik on. Ja viimase kaardina on siin väljas teil müntide 4. Vaat mina täpselt nüüd aru ei saa. Ja ma arvan, et selle selgitus tuleb järgmiseks nädalaks. Sellepärast, et müntide 4 on kitsimehe kaart. See on selline inimene, kes istub oma raha hunniku otsas ega taha seda kulutada. Ta ei kuluta oma raha, ta ei taha kulutada ka oma energiat ega oma aega. Vot, aga ma tahaks teada nüüd mille peale. Sellepärast, et siit ma seda küll ei näe. Ja kuna ta on viimane kaart, siis on ta tõenäoliselt sissejuhatus järgmisesse nädalasse. Selle raha kulutamisega on niimoodi, et maailmas on selline seadus või universumis on selline seadus, kui see raha välja ei käi, ei saa sa ka juurde mitte midagi. Raha peab ringlema, me ei saa istuda oma miljoni otsas seda kulutamata ja imetleme, võib-olla tõstame neid rahapakke ühest hunnikust teise ja vaatame ja loeme üle, kas ikka on miljon või ei ole miljon, äkki midagi on kuskil vahepeal, keegi on tuuri pannud, rott on midagi ära söönud. Ja siis me imetleme seda, teeme paide alla, vaatame, kui ilus see hunnik, rahahunnik. No ilmselgelt on 1 miljon väga ilus rahahunnik. Tõenäoliselt seda ka mitte keegi kodus ei hoia. No siis saab pangaarvet imetleda. Mitu nulli seal ometi on, mitu kohta on mul seal. Ma ei tea, enne koma. On seal 5 või 6 või palju neid kohti seal enne koma on. Ühesõnaga, see on kitsimehe kaart. Aga mis see nüüd tuleb? Mina arvan, et ma näen seda alles järgmine nädal. Sest praegu ma tõesti, mul ei ole mitte ühtegi mõtet pähe pandud, mis see võiks olla, mille peale teie ei taha oma raha, aega ja energiat kulutada. Vot selline pikk lugemine tuli teile, armsad kaalud. Ma loodan, et te jaksasite selle lõpuni vaadata ja kuulata. Tulgu teil tegelikult üks väga imeline nädal ja ärge kartke seda torni, küllap ta lööb õhu selgeks. Ja näete paremini ja saate paremini asjadest aru. Kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.